mänginud vene juurtega, selline legionär. Esimesed tempod, number 4 Janis Liepins, number 9 Armand Tselitans, nurgad number 7 Toms Vanaks ja number 8 Marcis Jirgensons. Diagonaal on number 18 Edgar Stots ja libero number 1 Ingvars Ivanovs. Ja kiirelt tartlased, meie kodumeeskond võib-olla siis suurim üllatus, sidemängija. Aga Tartu võib-olla kõige hullem seis ongi seesama 2-0 eduseis, sest see 2-0 eduseis on saanud saatuslikuks neile mitmel korral. Head kaitsetööd teevad tartlased, uuesti esimest tempot proovivad lätlased ja Janis Vavers, kes tundub, et praegu on kõige aktiivsem ja elavam kuju seal lätlaste poole peal, üritades oma mehi. Teppan tuleb tugev hüppelt serv ja see purjetab üle võrgujoone, kus on Robert Täht ootamas väikest maasikat. Järjekordne punkt Robert Tähe kontosse, kes on siiamaani selgelt üle platsi mees. No praegu Teppan tõepoolest serveeris. 7-2. Lätlaste edunumbrid. Kollo peale serv. Saiks, keda otsib. Jaanit. Millist kaitsetööd teeb praegu Ivanovs. Muidugi väga hea positsiooni valik. Plokis tuleb pall ülesse. Uuesti Jaani. Ei jää pall maha. Vanaks paneb siukse pehme palli. Saiks nüüd otsib Kollot. Kollosel on kahene plokk ees ja Kristo Kollo praegu selle maratonpunkti toob Tartule. Ja seda punkti oli tartlastel küll hädasti vaja, et natukene rütmi leida siin kolmandas skeemis. Janis Vavers. Tähel on serv käes, Saiks esimest tempot. Ei löö Treial palli maha. Oi-oi. No nüüd on siuke korralik rahvaste pall ja millist kaitsetööd teeb praegu Jirgensons. Vavers plokki! See oli praegu ülimalt magus punkt tartlastele. Ja tõesti, Vavers on olnud üpriski ümmargune null, aga vaatamata sellele Grigori Sutšev on üpriski jäärapäiselt ikkagi